Tere kõigile, aitäh kutsumast ja tõesti metsades on palju olnud võimalik ringi käia. Metsamaa kasutamise mõtestamine algab tavaliselt meil kõigil kuskil lapsepõlves. Ja ma arvan, et võib-olla ei olegi üldse väga juhuslik, et minust on saanud just maastikuökoloog, mitte klassikaliselt liigitundja bioloog ega metsamees ega mullateadlane, aga kõike natukene kokku. Ja siin pildi peal on näha üks kuusk, kellel on säilinud kõrval oksad, kuigi ta kasvab keset metsa. Ja see on üsna olulise tähtsusega puu, et te võite kujutada ette mind sinna alla seismas koos seenekorviga 45 aastat tagasi. Ja ma tõsiselt mõtisklesin, kuidas, miks teised puud on täiesti teistsugused, mis pärast see puu siin on niisuguste pikkade okstega ja justkui nagu ümber ka kedagi ei kasva. Kui ma siis läksin ikka juba aastakümneid hiljem sinna, vaatasin kõrval olevat pilti, mulda, vaatasin neid kive, teistsugust metsa seal ümber, siis oli mul kohe selge see pilt, et ahaa, see puu siin on palju vanem kui ümbritsev mets ja see siin näitab tegelikult varasemat maakasutust hoopis sellel alal. Et küllap siin on kunagi hoopis üks niit olnud kõrval ja nii edasi. Aga just see on võib-olla see nišš, mis on mulle kõige armsam, käia mööda metsi, vaadata, mida ma seal näen ja mõtiskleda, miks ta seal alles on või millele ta osutab, kui kaugel ajaloos see sündmus võis aset leida. Ja kuna me oleme hetkel Saaremaal, siis teine väga oluline sündmus on see, et miks ma sattusin ka uurima Saaremaad. Ja see on tõesti selline mudelala, kus vaadata, kuidas inimesed on sajandite jooksul metsi kasutanud ja mitte ainult sealt puid välja viies. Meile saadeti need lilled, et ka tänu Mart Hermannile sattusin mina siin kunagi oma ühte suurt projekti tegema, millest siis tuli osa materjaliga hilisema doktoritöö jaoks. Ja mis olid need minu põhijäreldused tookord, et Saaremaa taimkatte metsad eelkõige kannavad endas mitte ainult mullastikulisi erinevusi või siis seda erilisust, mis tuleneb sellisest saarelisest asendist ja pidevatest maakerke ja rannikuprotsessidest, vaid just seda, et kuidas inimesed on seda siin aastatuhandete ja sadade jooksul kasutanud. Et siin moodustusid välja või joonistusid välja sellised täiesti erilised mustrid. Ja näiteks kui vaadata neid fotosid, et siis võib-olla kes siit kandist pärit on, aga võib-olla ka mõni bioloog või metsauurija ütleks kohe peaaegu koha nime täpsusega ära, kus need pildid tehtud on, et ega niisuguseid metsi peaaegu mujal Eestis ei olegi. Tahab keegi pakkuda? Kübassaare. Kuidas? Just, Kübassaare seenekaitseala ja jääb veel see vilduste puudega koht. Ja Tagamõisa täpselt Sarapiku järve taga luite, et näete, et tunnete kohti küll, on küll erilised metsad. Et kahjuks siin on visanud mul seda kujundust sassi veidikene nii.
Ja siin on eelmistes ettekannetes oli ka juba juttu väga põhjalikult sellest, et kuidas me seda metsamaad arvestasime ja siin Saaremaal, aga eks see kehtib üle kogu Eesti. Ja seetõttu nagu üsna usaldusväärselt öelda, et tegelikult meil siin hilisemas ajaloos keskajast saadik enam-vähem on kogu aeg niisugust puistutega kaetud maad olnud Eestis ikkagi 57-58%, no me võime seda loomulikult eri piirkondades kas suurendada või vähendada seda protsenti, et need on ka soopuistud ja niisugused alad, karjamaad, ühesõnaga kõik see kokku, kus oli nagu laias mõttes mets, puud, ja see on niisugune püsiv nagu ökosüsteem. Ja minnes nüüd nagu ökoloogide pärusmaale, siis me asume ju metsavööndis. Ja praktiliselt kõik maad, mida me kasutame, on kunagi olnud metsamaad ja sellest kujunenud või kujundatud raadamise, põletamise, karjatamise tulemusena ja omakorda väga paljud metsad, mida me praegu näeme, ongi juba ka tekistüübid, mitte need, mis siin olid varem. Et panin sellisele skeemile veidikene lisasid juurde ja ainult see keskmine kõige paremate kuivade muldadega ala on olnud põliselt põldudeks kasutatav. Et kui me mõtleme muinaspõldudele, siis see on natuke sinna veel kõige kuivemate ja lubjarikkamate alade poole kaldu ja kui me mõtleme meie tänasele maakasutusele, siis me oleme liikunud sinna soostunud maade kasutamise poole ja just need kuivad alad pigem maha jätnud. Aga klassikaliselt on siis see keskosa ja nende metsade alune muld olnud põldudeks kasutatav, nende ümber on olnud nagu need niitudeks, karjamaadeks sobivad alad, osa lagedad, osad puisniidud, see on niisugune dünaamiline tasakaal läbi ajaloo olnud ja päris lõppudes on siis olnud erinevad sood või loopealsed ja nõmmed, et kui me nüüd vaatame seda asja nagu, kus samas kohas võiks ka mets kasvada, et juhul, kui seal metsa ei kasva. Nii et kõike me nagu kasutame või mida me kasutame, on ära võetud juba nagunii metsast ja me elame selles mõttes ikkagi nagu metsade sees. Siin paar pilti just nimelt Saaremaalt, et nüüd me võime arutada, kas see on see sama mets, et pool sajandit veidike rohkem on ajaloos vahet, puid, võib-olla kui me puud kokku loeks, puid on sama palju, aga maakasutus on hoopis teistsugune. Et selle esimese pildi peal on veel hästi näha endised niisugused segakasutusega alad, kus võib-olla kohati käidi niitmas, karjatamas, loomulikult võeti puitu ja kuna seal on näha selline ruuduline struktuur, siis mine tea, võib-olla seal on ka tegelikult veel mingid põhjasõjaeelsed põllud isegi veel kohati all, et ma nii hästi seda piirkonda ei tunne. Aga praegu on ta siis sellise tüüpilise metsamaa väljanägemisega, et see poollooduslik kasutamine on sealt täielikult kadunud. Ja kui me räägime metsaökoloogiast ka, siis kõige olulisem ongi see järjepidevus. See on see, mida me metsade puhul ökoloogias rõhutame, et mets ei ole ainult see puu, mis kuskil kasvab, see ei ole see, et ühes kohas raiud maha, teise kohta istutan asemele, vaid see on kogu elussüsteem, kogu mullastik, põõsastik, samuti see sidusus maastikul, kuidas need metsad omavahel nii-öelda kokku kõlavad, märjad metsad, kuivad metsad kõrvuti, kogu see vaheldusrikkus, see on
see on see, kuidas see asi toimib ajas ja ruumis ja just eile kuulasin akadeemikukandidaatide mõningaid loenguid ja otsisin Maarja Öpiku nagu väite välja, et põldude kroomseente elurikkuse nagu põhiline näitaja on see maakasutus, mis toimis seal ümber 120 aastat tagasi. Ja eks sama on nagu metsade puhul, miks räägitakse kõigist nendest samblikest ja seedest, et tegelikult see metsamälu on niivõrd pikk, et see, et kui kuskil metsas on haruldased liigid säilinud, siis see on võib-olla tuleneb 300-400 aasta tagusest metsamaastikust, mitte sellest, mida seal tehti 10 või isegi 50 aastat tagasi. Ja seetõttu, kui me midagi võib-olla metsamaal valesti tehakse, võib-olla 9 puupõlvkonda peab ootama, kuni see viga taas saab parandatud. Sellest, et milline see metsamaa kasutus on, tegelikult väga pikalt ei tahagi rääkida, et me teame kõik, mis viimasel sajandil on toimunud, et kadus, me ei ole enam selline põllumajanduslik maa, vaid pigem tööstuslik maa ja samuti, et avaldab nagu suurt mõju siiamaani see, et missugused metsad, kuidas neid kasutati varasematel sajanditel, kas need olid mõisametsad, olid need niinimetatud kroonumetsad, ja kuidas neid majandati, kas karjatati, raiuti ja kas mitu ringi on nagu lageraieid seal tehtud või on kogu aeg olnud niisugune, kuidas ütelda, tarviliku puidu võtmine siit-sealt. Ja metsalooduse kaitse sinna kõrvale kõnelda, siis väga selgelt on näha, et mida intensiivsemaks on muutunud metsapuidu osa kasutamine, just nimelt metsapuidu, siis seda rohkem on tulnud juurde looduskaitset, sest ilmselt ei ole mitte mingisugust teist võimalust siis seda metsa samas kohas pikalt kasvamas hoida, et seda enam ja seda suurematel aladel on rakendatud ranget looduskaitset. Ja mis see range looduskaitse põhimõtteliselt tähendab jällegi Skandinaavia näitel, kes suutsid oma metsad juba varem laastada, siis kõige suurem elurikkuse kadu nagu oli selleks ajaks toimunud just lamapuidu ja hästi vanade puude elustiku puhul. Nii et see on olnud nagu selline fookus ka Eesti metsade looduskaitses, et saada tagasi seda lamapuidu hulka, mis tegelikult looduslikus metsas peaks olema. No siin eelmistes ettekannetes oli samamoodi, et peeti seda lamapuitu kahjulikuks. Et tänapäeval me teame, et see nii ei ole, et mulla tervise ja kõige seisukohalt see on hästi oluline. Et mis on siis toimunud? Linnastumine kindlasti. Me ei ela enam maal. Me käime maale. Me pääseme üldse liikuma. Ma arvan, et siin on veel mitmeid, kes sõidavad aastas üle 10 000, 20 000, isegi 30 000 kilomeetri läbi ainuüksi mööda Eestimaad. Et mõeldamatu 100 aastat tagasi, eks? Et milline muutus meie enda eluviisis. Sellise segakasutusega metsade osakaal on tänapäeval ikkagi tühine. Kui varem olidki kogu külaümbruse metsad niisugused, et sealt tuli mesi, seal karjatati, seal niideti, käidi marjul, seenel, võeti puit, siis selliseid tükke on tänapäeval üksikute talude kõrval või kes peavad oma sellist hobi suve kodu ja kasutavad seda metsa siis seal niimoodi. Ja põhiliseks ongi muutunud metsa puiduosa kasutamine ja seejuures ka lageraie majandus.
ning veel, mis on maastikul muutunud, on eelkõige see veerežiimi ümberkujundamine ka mõeldes, millal see suures plaanis algas. See on ka viimase poolsajandi muutus, et varasemad kuivendused ikkagi piirdusid juba olemasolevate märgade selliste voolusoonte õgvendamisega. Mis see vahe siis on? Et panin siia ka paar pilti, kuidas näeb välja niisugune mets, üks mets, kui ta on lageraiutud ja siis, kui ta on ikkagi põlvkondi saanud püsti seista, et eelkõige see vahe on siis metsastruktuuris ja võib-olla kui me mõõdaksime ainult biomassi, siis biomassis vahet ei ole, aga selles, et kuidas see jaguneb, milliste puude, elementide, millise sellise elurikkuse taksonite arvu vahel, siis sealt tuleb kohe väga suur erinevus sisse. Ja seetõttu siit tõstatabki see probleem, et me võime võtta sellise noore metsakaitse alla, võime võtta ka põllu metsakaitsealana kaitse alla, aga mida vaesem see kaitse alla võtmise hetkel on, seda kauem me peame ootama seda, mis tegelikult meie eesmärgiks on. Ja kahjuks see polariseerumine on siis viimase, 50 aasta jooksul nagu erilise hoo sisse saanud, et sellise esimese laastamise, võib-olla 20. sajandi algul mets elas üle, aga kui see nüüd jätkub ja jätkub, siis tõepoolest, kuhu me nagu suundume, et metsamullad kõik hakkab vaesuma. Ja mis see selline sõnum ka oleks, et asi pole ju ainult selles, et looduskaitset saab järjest rohkem olema. Kuna see saab olla ainult mingites kohtades, siis ta omakorda ei täida neid ökoloogilisi teenuseid, mida kogu maastikul on vaja, ehk ta ei toeta majandatavaid metsi. Inimesed tahavad ikkagi käia maalilistes metsades või kus on võimalik seenimarju korjata, lähevad kaitsealadele, niisugustesse eriti ilusatesse metsadesse tuleb järjest kaugemale sõita, sest looduskaitsealad reeglina ei ole seal, kus inimesed elavad või kus neid kõige aktiivsemalt kasutatakse. Ja lõppkokkuvõttes hakkab ka metsa majandamine järjest rohkem sisendraha ju tegelikult võtma selleks, et saada seda, mida soovitakse. Et näiteks ökoloogilise teenuste osas on olemas internetis selline kaart, mis põhimõtteliselt siis hindab kõige kõrgemalt neid metsi, mis on meil kaitsealadel, aga kõik teame, et ega siis kaitsealade metsad on ka varem olnud inimeste poolt kasutatud ja alles taastuvad ja kõik see, mis seal ümber on, kahjuks kipub enam-vähem nii välja nägema nagu siin fotodel. Et see olukord ei ole nii hea ja ka pilt sellest, kuidas näeb asi välja Euroopas, siis niisuguste üldkaartide järgi oleme me ka ikkagi väga teedega killustunud maastik, et siin nagu ei saagi suurt aru, et me Euroopast eriti eristuksime ja samamoodi see selliste suurte kompaktsete loodusalade hulk on ikkagi hämmastavalt väikeseks jäänud, kui niisugust üldkaarti vaadata. Et põhimõtteliselt, kui võtaks nagu ikkagi eeldaks, et see 57-58% on see, mis on väga pikalt ajaloos eksisteerinud ja võib-olla umbes kuni 20% oli neid metsi, mida siis regulaarselt majandati viimasel juba 2-3 sajandil, et oli metsakorraldus, käidi raiumas, tehti veerraieid, lageraieid, et siis
tundub nagu üsna loogiline, et selleks, et oma keskkond hoida harjumuspärasena, peaksime praegu ilmselt niisugust lageraie majanduse hulka kiiresti koomale tõmbama ja mõtlema võib-olla tulevikule ka, nagu, et meie enda metsamaa kasutamise viisid on ju tegelikult muutunud. Et me enam ei karjata seal, mis me siis tegema hakkame? Ja selline mõte, et kui varem me karjatasime metsades loomi või niitsime seal, siis nüüd ei tasu nagu suugi pahaks panna, et mingid linnainimesed käivad siia metsadesse ja tahavad neid kaitsta ja mis neil sellega üldse pistmist on. Aga ongi, maakasutus on täpselt niimoodi muutunud, et linnainimene tahab nüüd ise seal metsas käia. Tema jaoks on seal mingisugused asjad, mida ta vajab. Need vaated, see sport, mida iganes ta soovib seal teha ja me võime seda samamoodi käsitleda uue ja väga vajaliku metsamaa kasutusviisina. Ja päris kindlasti ei saa me seda kõike suunata nendele vähestele kaitsealadele, mis tegelikult on ju asutatud ikkagi selle ürgse metsalooduse ja liikide kaitseks. Nii et minu arust tasub meil igal juhul julgemalt rõhuda sellele, et mitte ainult taburet, mille me istume, pole väärtus, vaid ka see mets, kuhu me saame minna, minu pärast kas või sõita seal siis ka ATV-ga, aga palun mitte siis sellel looduskaitsealal. Ja kindlasti ei taha nad näha seda ka oma tihedatel puupõldudel. Nii et mõtestamegi siis oma metsamaa kasutuse ümber ja toome tagasi sellise nii-öelda mitmefunktsiooniliselt kasutatavate metsade osa meie maastikku. Ja miks see on ka ökoloogiliselt igal juhul kasulik, on ikkagi see, et kaitselade liikide jaoks kõik on uuesti sidus või ka tavaliste liikide jaoks. Mullastik ei vaesu, sest puud säilivad niisugusel maastikul. Veestik, kogu muu elustiku terviklikkus nendel metsaaladel. Ja samuti on tal kindlasti siis sanitaarteenus kõikidele teistele majandatavatele metsadele. Nii et ei tasu ka metsaökolooge kaugeltki näha mingisuguste, nagu armastatakse öelda, et mürkrohelistena. Lihtsalt see polariseerimine ei vii meid sugugi õnnelikuma ja rikkama tuleviku poole, vaid mida me tahaks näha, olekski seal nii-öelda ürgmetsade ja puupõldude vahel siis mingisuguseid niisuguseid kenasti hooldatud siin-seal maaliliste vaadetega metsi, et puid oleks nagu ikkagi igal pool, aga metsa saaks kasutada ka. Aitäh!